Tead küll seda tunnet, kui sa oled kõik ära teinud ja sinust ei sõltu enam midagi ja nüüd sa lihtsalt ootad, et see kõik kuidagi coolilt paika loksuks. Ma olin oma räpiklipi teele pannud ja nüüd polnud muud teha, kui loota, et ma saan sinna finaali. Samal ajal kirjutasin paaniliselt laulu sõnu, et mul oleks seal battle'il miskit lauale panna. Ametlik kutse sulle. Lahedat inimest tegema. Jaa, minu juures on pidu. Söögid, joogid, napsud, muusika ja... Sinu juures kodus? Jaa, mul on vaba pind. Väga šef pidu tuleb. Ma teen välja täiega. Sinu juures on pidu? Jaa, aga ainult lahedad inimesed on kutsutud. Sa ei tule siis või? Birgit! Hea nali, Birgit, aga tulge siis kindlasti. Kõik on viimase peal. Kõik on nii lahe. Tema pool on lahetat inimest minuga. See on igatahes meele ehitada. Täiesti õudne. Täiesti välistatud on, jah? Ei no, kui kutsutakse, siis peab minema ikka ju. Ei no muidugi hea, kui saab süüa ja juua ja siis viib ju. Noh, kuidas sul sellel klipil läheb siis? Ma ei tea, ära küsi. Nad ei ole ikka veel vastanud mulle. Ma ei tea, ma arvan, et see tähendab, et ma ei saanud. Ei, kuule, küll nad vastavad. Või no, see pole lihtsalt kannatlik. Noh, klipp on ju äge. Äge? Ma ei tea, ma nagu palavikus rääsest on nii närvis. Ära küsi. Tere! Et nüüd, kus on selge, et meie huvid nii-öelda 100% kattuvad. Huvid? Jah. No, et paneme pead kokku, mõtleme koos lõpuklassidele mingi tugiprogrammi välja, mis aitaks neil lõpueksamiteks paremini valmistuda. Nii, ja kuidas mina aidata saan? No, vaimne tervis ja füüsiline tervis on omavahel tihedas seoses ja füüsiline tervis algab tervislikust toitumisest. Äkki korraldame lõpuklassidele sellise retseptikursuse ja teie saaksite samal ajal nende psüühikaga tegeleda. Ahah, ma saan aru, et ma räägin siis buliimiast, anoreksiast, näljutamisest. Ei. No ma mõtlen midagi positiivsemat. Et nagu, tervislik toitumine ja lõõgastumine ja no võib-olla tüdrukud saaksid oma kokandusunistustele hoogu juurde ja naised kokad ja... Tüdrukud. Miks just tüdrukud? Ei, ma mõtlen nagu, et... Ei, ma ei mõtle midagi tõsist. Ma lihtsalt tahan oma õpilastele parimat ja siis ma aju käib, aju ketrab nagu Hiina pingsi meeskond, siuh, mõtted lendavad. Olgu, ega see mõte ei ole iseenesest halb, eks ole. Et vaatame. Ma mõtlen, kuidas ma siia kulinaarsesse skeemi mahutun. Jah. Ei, väga hea. Ei, ma näen siin potentsiaali meie koostöös. Jah. Jah. Jón, það þýðir ekki að hringja í mig. Vaata, et meil on nüüd edasiminekut. Sa kindlasti ei usu. Aga usu. Mul on kontseptsioon ja ma leidsin moefirmale investori partneri. Ja selleks on Aini Toruabi. Torufirma. Torufirma. Nojah. Vaata, tegelikult on mu kontseptsioon selline, et ma hakkan tegema nagu töörõivastest nagu inspireeritud ultramoodsat tänavakollektsioon. Ja siis Toruabi ongi selle sponsor. Kas sa ei arva, et sa selle torufirma kaasamisega mingi vale sõnumi ei, see kanalisatsioon ei ole nagu kanalisatsioon. Selles mõttes see kanalisatsioon, see on hoopis midagi muud. Need on
No nagu torud. Kuule, ega nad ei afišeeri ennast, see ei ole nagu fassaad, nad on nagu taustpik, no nagu toru. Olgu. Muide, Ainil on väga head ideed, no igast moedetailide alal selles mõttes, no ma ütlen, mulle välgatas see idee ja see kontseptsioon siis, kui ma temaga vestlesin. Olgu, ma konin sulle selle intervjuu, aga ma palun su käest, mõtle väga hästi läbi, mida sa räägid, et sa selle toru asjaga mingit valet impulssi anna. Ja, ära muretse. Tegelikult ma ostan kõigepealt materjalid ilusti ära. Ja siis ma palkan ühe õmble ja siis vaatab, kuidas me edasi läheme. Mida veel, jah? Selles ma arvan kontrolli ära. Kanalisatsiooni abi. Kasiino jääb ära. Jumal tänatud, kas ma muretsen? Ma lähen panka hoopis. Sa hakkad pangaröövi korra... Lollakas. Pangas on rohkem raha. Mis sa nende žetoonidega peale? No seal on raha ka ju. Palun natukene vaikselt. Pangas ainult raha ongi. 7 tonni on mingi suva tolmurull seal. Mis siit see on? See mingi kutse. See kana korralt pidu seal. Napsud söögi tirugi. Kõik lahed inimesed tulevad. Liis. Päris nime võib olla ikka selline tüüp, keda lahedate inimeste peale ei kutsuta. Mul on suva. Ahah. No, et teed halva mängu ja sead nägu, jah? Liis, palun vaata, et see endale liiga ei tee. Ma näen küll, mida sa üritad. Mida ma üritan? Sa üritad enda nahast välja pugeda, et seltskonda pääseda, aga saad ainult haiget. Nad kasutavad sind lihtsalt ära ja ongi kõik. Sa oled nõme. Sa üritad mul tuju halvaks teha sellega, kui sa ise peole ei saa. Lihtsalt... Võta rahulikult lihtsalt, eks. Ära minu pärast muretse enda pärast. Liis. Sind ei ole olemas. Nii, need asjad on läbi võetud. Lähme nüüd siis järgmise teema juurde. Järgmine teema on siis... On täna õhtune jämm. Kuidas palun? Jaa, Liisi juures on õhtul pidu ju. Kõik lahedad inimesed tulevad. Tuled ka ikka? Teate, ma kardan, et mitte. Miks? Noh, vaadake, sellised asjad on minu to-do listis üpriski viimasel kohal. No, tähendab... Vaene vedi, mis on kutsed nagu Annagi. Neid polegi seal. Palun lähme nüüd järeleaitamistunniga edasi. Ei, aga miks sa võiks tulla? Teate, mind ei ole kutsutud ja teate üldse... Ma kutsun su ise. Ole minu plussiks. Aitäh, aga mul pole aega. Mul on nende... Sa ei saa Karmeni leia öelda, Freik. Vadim. Jeesus, mu silmaga suuremad kotid, kui sul püksis kasvata paar. Vadim. Ma ei saa aru, miks naisülemustel peavad mehelikud riided olema. Et nagu muidu ei võeta ikka tõsiselt, kui meest ei meenuta. Asi ei ole mehelikkuses, vaid asi on asjalikkuses. Naiselik ei saa asjalik olla või moekunstnik. No, oleneb. Kui ma lähen selle lillelise kleidi ja salliga sinna konkursile, siis nad vilistavad mu välja, et mingi lehtsaba tuli või. Mina muidugi soovitaksin sulle teha natukene tagasihoidlikumat joont. Klassikalist sellist. No siis lisaks natukene mingi aktsenti, mingi särtsu punasega, mingi sall või midagi. Siis ikka see... Ja, kuule, tegelikult sul on ju aega homseni valida. Me peame need kodused rollid ka üle vaatama, kui ma pea ees sellesse juhataja konkurssi sukeldun. Ja. Ma pean ka koosolekutel käima hakkama ja kui ma tahan oma kollektsiooniga ikkagi maasjõudale jõuda. Teeme graafiku, millal sa saad Jaani hoida, millal sa on vaja omi asja ajada. Ma võin ju Jaani koosolekutel kaasa ka võtta, kui vaja peaks olema. Millest probleem? Ja Gustav saab oma asjad korda ja tuleb ka appi. Ja vesi on ka tagasi. Ja mina teen süüa.
me avame uue kulinaarsete naudingute lehekülje. Kuule, kulinaar, mis asja on? Härjasilmad. Oi, härjasilmad. Siin aeg ja keskkond kaotavad tähenduse ja multiuniversumite summa mu vastu jääb vähemusse. Eraldun kõigisse, tunne inimtegevuse väline, ükskõikne energia, mis kama kirgusena lõhkeb. Nii et iga algosa siin elevusest väriseb ja plahvatuste lõputus kanonaadis välguvad mõtted. Siis seisan nagu looja, kõrvalt see, mis on loodud, tektoonilised jooned, stihilised motiivid, tuumapead, kes vabasti teepiks seest on koorunud, sünnitusvaludest paberile, nirvaanas satelliidis. Pole lollidega ahned. 2 minutit ja võtame nii palju, kui saame. Kui nad aru saavad, et meil mängupüssid on? Kui me nendega ringi vehime, siis nad ei saa aru midagi. Ja kui meil on pangas tehtud, mis me edasi teeme? Siis paneme sinna kangi alla ajama. Näe. Seal on teist värvi joped. Sinna taha paneme need joped. Ja siis tuleme sealt teiselt poolt välja. Seal pole ühtegi kaamerat. Siis lähme läbi selle maja foajee ja seal taga on üks maa-alune parkla, kuhu me jätame papsi auto. No seal üks kaamera on, aga me saame selle enne kurikaga sodi lüüa. Okei. Kurat, see võib toimida isegi nagu. Muidugi toimib. Kindlalt toimib. Väga õige. Noh. Teeme ära või? Teeme või? Oi, teeme! Maailma süda toob trummisin ekspeditsioonis, kui liigun nagu aamundsen läbi stetoskoobi. Põhjas ümber hinnatakse mõõdud, mis riigiorganid gloobuselt maha hõõrub ja mu meeli meelitab tuumatu tekstuuriga, pime kohtingule seni tundmatu ruumiga, kus keelemuster läbib seto, suitsud, sauna rikastatult nagu bodhisattva aura. Igal reisis, mis odusseiaks areneb mu paraka, mis jääb südamröökide vahele. Joissi. Ja ma lasen Neemo ööseks sisse. Ei, ma ei karda üksinda kodus on lõpeta. Ja, too, kalli. Kas see on siin lahedate inimeste pidu, jah? Jah, on küll. Vau, kui lahe asi sul seljas on. Meeldib. Räigelt. Mitte? Vahet vahel mingi edasi. Tegin Face'is selle evendi siis avalikuks. Tegelikult või? Hetkel on üle 100 inimese tulemas. Tegelikult. Loodame, et Liisi on siis nii easy. Ja siit te saate krõpsu võtta ja süüa ja seal pole joon külmkapis saate joogid kätte. Ja muusikat saate ka valjemaks panna, mida tahate. Tere ja joogid on seal külmas, saate süüa võtta, eks ole. Tere ja... Kõik me oleme mingis rollis ju, come on. Ei, ma mõtlen seda, et nagu tüdrukud joovad kanget alkoholi sellepärast, et nagu oh my god, ma olen nii lahe siis onju ja panevad täiega onju. Aga nagu poisid joovad kanget alkoholi sellepärast, et nad ei saa lihtsalt lahema peale nagu tagasi minna. Et nagu ainult sellepärast tehakse, et neile meeldida. Jaa, aga see ei ole ainult alkoholiga nii. Ei, muidugi nagu ma mõtlengi, et see on kõiges nii. Nagu riietega samamoodi, et sa ei saa lihtsalt lahema peale tagasi minna. Mida sina sellest arvad, Vadim? Noh, ma arvan, et karjas kehtivad karjareeglid. Väga hea. Sa oled ikka nutikas meil. Ettevõtja on rääkinud. Räägi, kas sul on päriselt oma firma või? No jah. See on mega lahe. See on parem kui mõne mees vaengs. Või rõhitsus. Kuule, aga lähme liigutame ennast natuke. Mis mõttes? Tantsime. Ma ei tea. Tule, ma õpetan sulle ka midagi. Mõned tantsuvalemid näiteks.
sa ei lõdvaks sinust, professor. Tule nüüd, kuule peida lipuvarras ära. Pilt on loojunud, hukka läinud noorus, Piinuse metsa pandemoonium, miinus on kohal, plikad on ära, tunne on kuum kui põrgu värav, juppi jutti, viinapära, katkise iPhone'i sita hära, pass peksab, kõik on ära, surra saab homme, elame täna, pask on olla, homme on sanda, lavalt ketti ei tea võib olla, püksist välja, vanad kanda, aga koer, rohkem rolla. Ära tee lollusi. Anna. Ai, Tartul on kiva. Pidu! Korista Liis ära. Miks mina? Kes see veel sina tegeled? Mis mõttes tegeled? Võtta pihta. Liis, tuleb maha olla või? Tule, lähme üles ära. Kuule, rahulikult. Oi. Puhka väljanusse sina. Mine jah, ära sitta peab. Mida? Kõik oled. Sisse? Vahet pole. Mida iganes? Maga välja ennast. Paha on. Tahan, ma toon sulle ette midagi. Liis. Vadim. See asi on kontrolli alt väljas. Liis. Oi, jumal. Saan olla. Ma kutsun kiirabi. Eks.
ei saa aru, ma ei saa aru, mis ma tegema pean. Ma siin üritan teid hoida õigel teel. Nüüd politsei helistas kooli. Liisa on haiglas, jah? Anna! Liisa on sinu naaber, pinginaaber. Mis toimub? No, Liis korraldas enda juures peo ja see läks veits käest ära. Läks käest ära, jah? No, sinna tulid inimesed, keda sinna ei olnud kutsutud, aga meie omad käitusid väga normaalselt ja viisakalt. Viisakalt? See laamendati, kurat! Tähendab, me ei süüdista teid praegult. Kõige olulisem oleks saada adekvaatne ülevaade sellest, mis juhtus. Keido, ausalt nüüd, mis toimus? Mina olin mingi 5 mintsi seal ainult. Ma ei tea midagi. Ma ei tea, mida ma valesti olen teinud. Veiko, ma näen, et... Mis ma tegema pean? Vabandust. Olgu. Mis juhtus? Mida sina nägid? Kus mu riided on? Ema, kus mu riided on? Kas sa müüsid mu riided maha või? Mida sa tegid endaga? Hei, mis teete? Jaa, no kes niimoodi siis toitu raiskab? No, meil on praegu kokkuhoiupoliitika, eks ole? No. Kuule, jaa, no kes see söögilaua ääres siis niimoodi?
kuule, millal sa ükskord potil käima hakkad? Ott, no sa said aja selle, said aja ajakirjanikuga, väga hea. Suurepärane, kuule, see on väga hea uudis. Kuule, aitäh sulle, olgu, jaa. Nii, esi saab nüüd kuulsaks ja saab oma moefirma käima lükata. Ma otsustasin kandideerida. Kuhu? Sinu vastu juhatajaks. Minu vastu? Nalja teed või? Minu vastu? Seda sa veel kahetsed. Elame näeme. Noh, Kukk, oled valmis? Kus sa selle said? Mis on tärnini stardi püstu? Sa ütlesid, et me ei tulista ju. Come on, me ei tulistagi kedagi. Me paneme ühe paugu lae poole ära ja siis nad teavad, et me ei tee nalja. Oled valmis nüüd? Ma ei tea. Davai! Ainus hea asi kogu selle jama juures oli see, et ma unustasin oma räpikonkurssi pärast põdeda. Aga nüüd see juhtus. Ma pääsesin finaali.